Minu nimi on Margit Härma ja praegult ma juhin sellist tervislikku kiirtoiduketti nagu Mamo. Minu ettevõtja jaoks inimesed ongi kõige tähtsamad. See oli tõsi 10-15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi ja praegult veel eriti. Kui sul võib olla suurepärane majanduskeskkond, sul võib olema ideaalne idee, sul võib kõik muud asjad olla paigas, aga kui see meeskond ei ole suurepärane, siis ilma selleta keskpärasust kõrgemale ei tõuse. Tegevjuht peab näitama suunda, peab olema liidriks, peab olema see, kes ütleb, mis on okei, mis ei ole, mis on äge, mis on nõme. Ja peab olema ise see, kes kasvab. Väga paljude inimeste jaoks tähendab see seda, et nad peavad kuidagi ühitama oma eraelu ja tööelu. Ja sellisel viisil, et nad ei tunne, et kumbki nagu väga peaks järgi andma, kumbki pool. Ja siin on üks elementaarne lihtne asi. Aja planeerimine. Meie ettevõttes on päris palju inimesi, kes töötavad kas kooli, kas pere, kas isegi harrastuste pärast. Teatud mõttes natuke nagu vaba graafikuga. Et loomulikult me ei saa kohvikuna, kes on lahti hommikul 8-6 öelda, et tule tööle näiteks peale 8 õhtul on ju, aga ka meil on neid töötajaid. Teine asi on paindlikkus. Meil on inimesi, kellel on väga erilised harrastused ja ka selleks me oleme võimaldanud näiteks palgata puhkust. Meil on inimesi, kellel on vaja töökeskkonnalt natuke rohkem kui tooli ja lauda, nendel on vaja ka näiteks koera magamisaset. Ja ka meil on kontorikoer. Just selleks, et meie töötaja saaks oma lemmikuga koos aega veeta ja ta ei peaks muretsema, et tema lemmik üksinda kodus nukrutseb ja teda ootab ja kes teab, mis temaga võib juhtuda. Et nagu selline paindlikkus ja inimlikkus töökeskkonna loomisel on, ma arvan, see üks tähtsamaid asju, mis annab igale töötajale selle tööloleku ajal selle power ja selle jõud teha täie hingega ja täie südamega, sest ta mõte ja süda ei ole kuskil mujal. Kui inimese enda veendused on sellised, et tema maailm on natukene suurem kui tema enda isiklikud vajadused, et kui ta näeb, et teised inimesed on ka tähtsad ja ka need, kes jäävad isegi võib-olla tema ettevõttest kui siis nagu tööperest väljapoole, siis vastutustundlikus ettevõttes on pigem osa eneseteostusest. See on osa inimeseks olemisest. Et ma nagu ei näe, et see on midagi, mida saab teha nende sponsorluse asemel või samas võtmes. Et vastutustunne ka eesti keeles ei tähenda ju seda, et sa teed teistele head nägu. See tähendab seda, et sa võtad vastutuse. Ja nüüd ongi küsimus, mille sa võtad vastutuse. Kas sa võtad vastutuse oma vahetute tegude tagajärgede eest, vaid ka kaudsete oma tegude tagajärgede eest. Kas sa võtad vastutuse selle eest, et sa jätsid tegemata midagi, mis oleks olnud ühiskonnale kasulik ja väärtuslik ja vajalik. Kas sa võtad selle eest vastutuse?